Aamen. Nii, ma tõstan oma kantsli ka siia. Ma olen mõelnud, et kui ma vanemaks saan, et äkki siis ma hakkan istudes rääkima. Aga praegu mul on see faas veel, kus ma tahan ringi liikuda, siis kui ma kõnelen. Ja keegi vist kord ütles, et sellises mingisuguses kõnelemisõpetusteoorias, et need kõnelejad, kes liiguvad ringi hästi palju, need on hästi ebakindlad. Nii et ma hinge mõtlema, kas ma olen hästi äkki ebakindel, et ma ei suuda paigal olla. Mul on ükskõik. Mul on täiesti ükskõik. See on ebakindel vastus. Ma võin proovida nii, et ma olen täiesti paigal nagu pulk. No, siis teil pole huvitav, teil on põnevam näha ka, et ma siin ringi hüppen ja liigun. No ma ei ole päris Gunnar Kotiisen, kes pikalennast paneb ja kiivrit pähe paneb, aga ma olen Sander Tulk, võib-olla olete kuulnud temast. Aga mis teema siis meil on? Suhete seeres esimene teema vallalisus. Ja ma nüüd ei tea, kas te olete kuulnud ennem noort kutti sellel teemal rääkimas. Sest et Kolgatal on olnud noorteõhtutel vallalisuse teemasid, aga nii palju, kui mina olen kuulnud, siis tavaliselt on naised sellest teemast rääkinud. Ja siis nüüd tuleb mingisugune noor nalk ja Tulk ja tuleb räägib teile siin, et mis värk sellega on. Meil on üks selline huvitav, ma olisin sellise põneva pildi, sest et kui me kasutame seda sõna vallalisus, Saamal sa võid selle panna, siis meil tekib mingi taoline ettekujutus, niisugune hall, morbiidne, kuidagi üksind oled, jahe, külm, nagu sa ei tea, kuhu sa lähed, sa oled nagu raskem. Näiteks minul oli enne usule tulekut täiega selline ettekujutus ja täiega selline tunne vallalisusest. Aga me oleme nüüd, miks me peame seda perioodi enda elus niimoodi kohtlema? Et me oleks nagu mingi poolikud inimesed, meil on kuidagi sihti pole, hall on ümberringi, raske on, külm on. Miks? Miks võiks olla palju rõõmsam? Ja ma olisin ühe rõõmsa pildi ka. Miks see võiks olla selline? Sa oled rõõmus, sul on siht elus, sa oled rahul endaga, sul on niisugune stabiilsus saavutatud. Sa ei vaja kedagi teist enda juurde, et ta sind kuidagi kramplikult täiustaks. Ma nüüd ei oska öelda, kui süsteemne või eksegeetiline see sõnum siin on, sest et ma tuginen tegelikult väga suures osas just sellisele enda kogemusele. Muidugi, ma räägin teile, kuidas piiblist asjad on, aga ma just väga palju tahan jagada ka sellest, kuidas mina olen nagu kogenud seda kõike. Mõtlete ka, et Sander, mis sa siin räägid, sa pole ju vallaline. Ma võin öelda, et ma olen kõvasti rohkem olnud vallaline kui suhtes, nii et sealt ma võtan seda autoriteeti küll. Aga vallalisus ei ole mingi anomaalia, meil oli just Kahoot, tuleb välja, et 57% inimestest maailmas on vallalised, ehk siis üle poole. Nii et võiks siin saalis ka peale vaadata, öelda, et vähemalt üle poole on siit vallalised. Aga vallalisust kui sellist saab vaadelda ka mitme eri nurga alt. Üldjuhul on minu arusaam selline, et kui kirikus keegi räägib vallalisusest, siis ta mõtleb, et nii, see on see üleloomulik and, näed, mina olen see vallalisus anniga inimene, tulen räägin teile, kui tore on. Aga ma ei saa aru, kas inimesed selle peale ka mõtlevad. Enamus inimesi, kes seda juttu kuulevad, nad ei ole vallalisus anniga. Ja minu küsimus on, et mida tema selle infoga teeb siis? Ta kuuleb mingit inimest, kellel on vallalisus and, kes on nii paigal, nii nagu kuidagi selge, ja siis sa oled siin mõtled, aga mul ei ole seda andi, mis ma siis tegema pean? Ja ma tahaksingi tegelikult rääkida selle nurga alt, et vallalisus kui see paratamatu periood, millest igaüks peab läbi minema. Mitte vallalisus kui see üleloomulik jumaland. Ja vallalisus on erinevates kategooriates näiteks 20-aastase noore vallalisus on väga erinev 40-aastase inimese vallalisusest või 50 või 70-aastase vanusest. Ja ma julgeks ka seda väita, et enamus noori või inimesi ei ela oma elu, vähemalt selles kontekstis, abielu ja vallalisuse küsimustes, piibli kontekstis või piibli seletust järgi. Ja miks ma selles kindel olen? Väga lihtne. Sest enamus probleeme, mis meie elus on, need valuallikad, hingehoidlikud mured, raskused, need tulevad just sellest valdkonnast, see suhete valdkond.
mitte lihtsalt see vallalusküsimus, vaid üldiselt suhete valdkonnas tuleb tegelikult enamus probleemi. Mõni ei ole rahul sellega, et ta üksik on, no appi, mis minul viga, ma olen üksinda. Mõni ei suuda mõelda, et miks mul jälle suhe katki läks. 5 suhet on, jälle läks katki, või et miks ta 1 suhe katki, mis iganes. Ja siis on 3. kategooria inimesi, kes ei pea piire, elavad elu nii, nagu tahavad oma suhete, siis mõtlevad, aga miks ma nii tühi olen? Miks ma nagu sellist stabiilsust või rahulolu ei saavuta? Ja enamus probleeme tuleb sellest valdkonnast. Ja sellepärast ongi vaja sellist selget arusaama, et no kuidas siis see asi käib? Kuidas see piibel ütleb, et peab elama? Kui ma olen vallaline, kuidas ma siis elama pean? Kui ma olen suhtes ja abielus, kuidas ma siis elama pean? Kuidas see värk käib? Meil on manual olemas, aga see ei ole väga lihtne manual. Aga Jumal annab meile armu, et me sellest aru saaksime. Kui me oleme siin läänelikus kultuuris, Eesti on läänelik kultuur, ja läänelikus kultuuris on teatud sellised mallid kujunenud suhete ja vallalisuse küsimuses. Ma ei ole nüüd mingisugune statistika ekspert ega midagi, ma jällegi suures osas tuginen enda kogemustele ja see, kuidas mina olen nagu seda kõike tajunud. Aga igatahes meil ongi siis see küsimus, kui inimene on vallaline, ta on oma elu elamas vallalisena, kuidas ta peaks siis oma elu seadma? Ja mõni mõtleb, et on see siis halb, et ma vallaline olen või et on minuga midagi valesti. Näiteks mina arvasin reaalselt, et minuga on midagi valesti. Enne usule tulekut ma arvasin sirgelt, täiesti ausalt, et minuga on midagi kardinaalselt valesti. Miks? Sest ma ei ole suhtes. Täiesti ausalt. Ma nägin oma sõpru ümber ringi, lällasid naistega, ja siis olen mina olen niimoodi üksinda siin mõtlen, et mis ma valesti teen, mis mul viga on. Ja läänelik kultuur, see üritabki kuidagi sellist pilti luua, et kui sa ei ole suhtes või sa ei ole seksuaalselt aktiivne, et siis mis sinul viga on? Sa oled nagu kuidagi poolik inimene siis, et sul jääb nagu mingi suur osa elust elamata. Ja tõsta see ateistlikusse maailmapilti ka, kus kõik lõpeb surmaga, mingit mõtet ei ole, ja ainuke mõte on see, et söö, abiellu, naudi. Ja sa oledki ju täiesti masenduses omadega. Ja see oli see punkt, kus mina olin. Ma arvasin, et ei ole võimalik rõõmu tunda üksikuna. Ilmselt see oligi üks selline osa, mis mind masendusse viis enne seda, kui ma kristlaseks sain. Aga see selleks. Igatahes need on need osad küsimused, millega inimesed maadlevad, kui nad on vallalised. Aga enne, kui ma lähen siis selle piibli põhjenduse juurde, tahaksin anda sellise kerge ülevaate vallalisusest sekulaarses ühiskonnapildis. Vallalisus sekulaarses ühiskonnapildis. Ma julgen öelda, et see on täielik vastand sellest, mis piibel õpetab. Täielik vastand. Ilmselt see ei ole mingi uudis ka, et läänelikus kultuuris siis see läänelik maailm, kui niimoodi öelda, see on meeletult üle seksualiseeritud. Nagu jubedalt üle seksualiseeritud. Filmid, muusika, reklaamid. Igal pool on see suur loosung, seks müüb. Jah, ma ütlesin seda sõna. Ja sellelt tulenevalt on ka seksis tehtud üks hästi suur ebajumal. Üks kristlik apologeetik Frank Turek, ta on öelnud niimoodi, et Ameerikal on uus religioon ja see ongi seks. See on see uus religioon, mis Ameerikas on. See näiteks, kuidas armastussuhteid, kuidas seda kõike kirjanduses peegeldatakse, kuidas filmides kujutatakse, see kõik alateadlikult mõjutab sind. Kui palju meist on näinud Disney filme? Näed, Disney filmid, Disney printsessid. Kui sa olid väike tüdruk, sa täiega tahtsid, et suke prints tuleks ja sind ära viiks. Ja kui me olime väiksed poisid, me täiega tahtsid, mul on need printsid, kes need tüdrukud ära viivad. Ja siis sa kasvad suureks ja vaatad, et metsa küll, ma olen nagu Shrek hoopis. No saate aru, meil tekib nagu mingisugune selline alateadlik ettekujutus, et näed, niimoodi peab see suhtevärk toimima. Ja see idee tuleb kust? Filmidest, muusikast, kirjandusest. No ärge võtke palun Twilighti endale suhete eeskujuks, appikene. Palun ärge tehke seda. Aga mitte ainult filmid ja meedia ei kujunda. Kool kujundab meie sellist arusaama. Perekond, no muidugi perekonnad on erinevad, aga minu perekond, neil oli ikka selline teatud ettekujutus sellest suhte küsimusest. Näiteks minu perekonnas oli niimoodi. Suhe
kui selline, see oli kõige olulisem asi. Selles suhtes, et kui sa seda kätte ei saa, siis sa oled oma elu ära raiskanud, see ei ole midagi väärt ja sinuga on midagi väga valesti. Ehk siis, kui ma nüüd jällegi endast räägin, minu kogemusest, siis ma olin oma sõprade seltskonnas üksinda, ma nägin, et maailm ümberringi näitab, et sa oled veidrik, kui sa üksinda oled, ja siis mu pere lihtsalt kinnitas seda. Mitte nüüd niimoodi, et nad otse ütlesid, jah, Sander, sa oled veidrik, et sa üksinda oled, aga see põhimõte, see peegeldus kogu aeg sealt, et Sander, kaua võib, vaata, mis sul viga on, ükski trükk ei taha sind, kui sa sõuk oled ju. Ja teate, kui raske see tegelikult on? Okei, ma võib-olla eietan siin, aga tegelikult see on raske. Ja ma olen näinud inimeste silmades, et paljud maadlevad nende muredega. Ilmselt siin on ka paljud on kogenud seda. Olgu siis kas sõprade surve või perekonna surve. Aga sa oled mõelnud, et ma olen ju, mis mul on viga on? Kas minuga on tõesti midagi viga, et ma üksinda olen? Kui ma veel kristlane ei olnud, siis ma mäletan, et üks minu sõber, selline endine sõber, ta ütles niimoodi, et kui sa kellegagi koos pole olnud, siis sa oled kusik. Jah, ta ütles niimoodi, selgelt. Ja siis mina olen see kõrval, kes pole kellegi koos olnud ja ma ütlen, et aga okei, ju ma siis olen, ma ei tea. Sekulaarne maailm ütlebki sulle, et kui sa ei seksi, siis sinuga midagi valesti. Siis sinuga midagi valesti. Ja selliselt näebki siis see sekulaarne maailm vallalisust kui mingisugust sellist ebaloomulikku nähtust. Okei, sa pead mingi perioodi paratamatult olema, aga mida varem sa pihta hakkad, seda parem, sest et muidu sa ei ela täisväärtuslikku elu. Rõhk on sellele, et see on halb asi. Sekulaarne ütleb, et see on halb asi, sa oled puudulik inimene, sa ei saa täisväärtuslikku elu elada, tee midagi endaga, võta ennast kokku. Aga mida ütleb piibel? Piibel ütleb risti vastu sellele. Muidugi piibel väga palju tegelikult ei räägi vallalisusest, kui ma hakkasin mõtlema selle teema peale. Me kõik oleme ju lugenud esimest Moosese raamatut, vähemalt neid esimesi salmi, ja seal ütleb niimoodi. Inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan temale teha abi, kes tema kohane on, 1. Moosese 2.18. Nii et Jumal loob inimese ja ütleb kohe, et näed, ei ole hea, et ta üksi on. Me, kes me oleme baptisti kogudustes käinud, vähemalt seal Saaremaa koguduses, seal on ikka see ütlus, et kui keegi on kihlunud ja tuleb see teade, et antakse teada, et nad on kihlunud koguduses, siis hakkab pastor alati niimoodi, et Jumala sõnas on öeldud, et inimesel ei ole hea üksi olla ja siis kuidagi teavitab selle kihluse välja. Ja vaata siis meil, andke endaks, ma olen tajunud, et see võib olla haiget mõnele. Räägid, et näed, inimesel oli hea üksi olla kantslist, siin on inimesed koos. Siis ma istun seal ees üksinda, näitan sõnu. Jah, thanks, pastor. Täiega äge. Halleluja. Aga vaata, see tekst alguses, see ei õpeta nüüd seda, et sa pead saama suhtesse ja abielluma selleks, et olla täielik inimene ja elada täisväärtuslikku elu. Piibel ei seo inimväärikust abieluga. Jah, abielu on üldine elu muster, aga see, et sa ei ole abielus, ei tee sind vähem väärtuslikuks. Jumal ei ütle, et need inimesed, kes on üksinda, nad on teisejärgulised kodanikud. Et need Jumala riigis, siin on niisugune 2 tasandit, siin on need abielupaarid, nad on natuke kõrgemal ja see on see alamlävend, see on vallalisustel lävend. Ei ole niimoodi. Ei ole niimoodi. Jumala riigis pole mingit hierarhiat. Üksik abielus, mis iganes staatuses sa oled, kui sa oled Kristuses, siis sa oled Jumala laps. Jumal täiega armastab sind. Ja kui mina hakkasin sellest aru saama, et minu väärtus, minu inimväärikus, see, kes ma olemuslikult olen, see ei sõltu sellest, mida ma seksuaalselt teen või kellega koos ma olen, siis see oli esimene samm vabanemise juures. Vähemalt minu puhul, ma julgen seda öelda. Ja ma usun, et see kehtib kõigi puhul. Kohe vaatame ka piibliteksti, Korintuse kirjast Paulust, mida Paulus ütleb. Aga kõigepealt ka niisugune lühike mõte abielust, kuidas see oli algkoguduse päevil. Ma refereerin siin Timothy Kellerit, nii et kui te küsite, kus ma tean seda infot, siis ma kuulasin Timothy Kelleri loenguid. Algkoguduse päevil abielu oli hästi-hästi oluline. Jah, seal oli polügaamiat, risti-rästi võtmist, mis iganes, aga see üldine arusaam oli see, et näed, sa pead saama kellegagi kokku, sa pead mingid järglased saama, muidu sa oled oma elu raiskanud. Timothy Keller ütles isegi, et
Tol ajal oli niisugune seadus, et kui naise mees sureb, ehk siis naine jääb leseks, siis riik käskis tal aasta jooksul uuesti abielluda. Ja kui ta ei teinud, siis tulid sanktsioonid. Ühiskonnapildis see oli niivõrd olulisel kohal. Ja nüüd kujutage ette, sellesse ühiskonda ilmub äkki kristlus. Ja siis kristlus hakkab väitma, et tead, abielus või mitte, Jumalas me oleme kõik võrdsed. Ja teate, vallalisus on ka täiesti okei staatus, kus olla. Sellises ühiskonnas, kus vallalisus oli ka niisugune anomaalia, ehk siis võiks öelda tänapäeva Eesti ühiskond. Ütle enda sõpradele, kes ei tunne Jumalat, tead, vallalisus on täiesti okei. Paljud ei arva nii. Mis asja, kuidas sa niimoodi räägid? Sa pead ikka kellegi kokku saama. Minu perekonnas oli teatud selline arusaam. Aga asume nüüd piibli teksti juurde. 1. Korintuse 7, 6-7, mida ütleb Paulus? Paulus ütleb nii, aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena. Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina. Kuid igal ühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Amen. Terve see 1. Korintuse kirja 7. peatükk räägib spetsiifiliselt abielust, suhetest, erinevatest sellistest case'idest, lahutus ja nii edasi. Ja tegelikult see on raske tekst, mida täpselt mõista. Kuid ma leian, et see üldine sõnum, mis Pauluselt sealt välja tuleb, on see, et vallalisus on okei, abielu on okei, aga kõige tähtsam on Jumala järgimine. Järgi Jumalat. Ülejäänud, mis sinna kõrval tuleb, on boonus. Olgu see abielu, vallalisus, mis iganes. Paulus ise oli vallaline mees. Paulus pole kunagi seksuaalvahekorras olnud. Jah, ma ütlesin seda. Paljud võib-olla ei mõtle selle peale, aga nii on. Ja ma usun, et Pauluse sõnadest meil tulebki see kõige suurem erinevus selle kristliku arusaama vahel ja sekulaarse arusaama vahel. Kui me ütleme, et näed, siin on see sekulaarne pilt vallalisusest, siin on kristlik pilt, siis kristlik pilt ütleb, et see on täiesti okei viis, kuidas elada. Sinuga ei ole mitte midagi valesti, sinu eneseväärikus ei sõltu sellest. Ja siis sekulaarne maailmapilt ütleb, sa vajad suhet, sa vajad seksuaalset väljendust, muidu sa ei saa elada täisväärtuslikku elu, sinu identiteet sõltub sellest. Panite tähele? Et see inimese identiteet on kuidagi seostatud seksuaalse väljendusega. Sellest räägib ka Timothy Keller oma raamatutes, aga ma ei ole kõikide raamatuid läbi veel lugenud, nii et peate ise lugema. Kui me mõtleme Jeesuse peale ka, Jeesus oli ka vallaline, vähemalt siin maa peal. Okei, ma olen öelnud, et ta on praegu kihlatud oma kogudusega, aga inimlikus maises mõistes ta oli vallaline. Ja kui ma peaksin valima ühe inimese, kes elas kõige täisväärtuslikumat elu siin maa peal, siis see peaks olema Jeesus. Ja nüüd mõtleme niimoodi. Paulus, üksik mees, pole kunagi seksuaalvahekorras olnud. Jeesus pole ka kunagi seksuaalvahekorras olnud. Need kaks meest, muidugi Jeesus on omata kategoorias ikkagi, Paulus on sellised suurejoonelised tööd suhetest, Kristuse lunastusest, kirjutas meile pool Uut Testamenti. Jeesus, kõige täiuslikum inimene, kõige täielikum inimene, võiks öelda parim inimene, kes siin maa peal elanud on. Okei, sa ütled, ta oli Jumal, see ei loe. Jah, oli küll, on siiamaani, aga ta tegi kõiki neid tegusid, mis ta tegi inimesena. Täpselt nagu sina ja mina. Pühakiri rõhutab seda, Kristus oli täpselt selline inimene nagu sina. Kõikide nende kiusatuste, raskuste ja muredega, aga selle kõige keskel ta ei teinud pattu. Ja nüüd, kui me usume seda sekulaarset arusaama suhetest ja vallalisusest, et sul on vaja mingisugust suhet, mingit seksuaalset väljendust, et olla täisväärtuslik inimene, siis kas me peame tunnistama, et Paulus ja Kristus ei olnud täisväärtuslikud inimesed? Paulus ja Kristus. Kas nad siis ei olnud täisväärtuslikud inimesed? Seda küsimust küsida, see juba vastab sellele, loomulikult olid. Ma julgeks öelda, et nad elasid minust palju täisväärtuslikumat elu elavad siiamaani, sest et nad elavad, Kristus elab ja Paulus on Kristuse juures. Nii et tasub mõelda, kui valesti me mõtelnud oleme. Igatahes siin on see kontrast. Sekulaarses maailmas vallalisus halb, kristlikus maailmas vaates see on hea.
aga mida siis teha? See on see praktiline külg. Mida siis teha? Sa oled vallaline, sa saad aru, et see on hea. Sander, ütlesid mulle, et see on hea, okei, ma usun seda, mis ma teen nüüd? Mis ma teen? Ma olen ikka vallaline. Selleks, et sa saaksid tunda ennast vabana üksikinimesena, esmalt teadvusta piibellikke seisukohti seksisuhete kohta. Kõik muutused hakkavad mõtetest pihta. See oli minu puhul ka niimoodi. Mul polnud aimu ka tegelikult, kui hea on elada piibelike põhimõtete järgi. Mul polnud mõttesse ka tulnud see, et enne kui ma kristlaseks sain, et see, et sa pead seksi hoidma abielu sees, et see oleks nagu mingi hea variant. Et see kuidagi on parem. Ma polnud arvanud ka seda. Kuskilt kuulsin, mõtlesin, appikene, see on jura ju. Aga pühakiri õpetab, see on hea. Ja kui me usume, et Jumal on selle raamatu inspireerinud, Jumal, kes teab kõike, kes tunneb sind paremini kui sina ise, ja ta on andnud siia seadused, käitumisnormid, piirid, siis kas poleks loogiline sellele kuuletuda, sest et Jumal ju teab paremini. Jumal teab, kuidas see elu peab käima. Me mõtleme inimest, aga ei, ma tean paremini. No hästi, sa võid vaielda Jumalaga, aga tõenäoliselt sa lõpetad nagu Hiob. Ja kui te olete Hiobi raamatut, siis te näete, kuidas Hiob lõpetas. Mõni mõtleb targast, et Hiob lõpetas suure õnnistusega. Lõpetas küll jah, aga ennem ta ikka materdati väga maha Jumala poolt. Aga see selleks. Mida siis teha? Sa oled vallaline, teadvustad piibellikke seisukohti, sinu muutus hakkab mõtetes, see on see meelte uuendamine. Meeleparandus, metanois, tähendab meelte uuendamine, sa lihtsalt mõtled teisiti, sa lihtsalt ei palu oma patt andeks, sa hakkad teistmoodi mõtlema. See tähendab seda, nii, okei, ma tulin maailmast, niimoodi see maailm õpetab, jah, ma uskusin seda, aga ma tahan teada, kuidas õige on. Nii, kuidas õpetab piibel? Mida ütleb Jumal mulle, et ma tegema peaksin? Teadvusta seda, kõik hakkab mõttetasandil pihta. Sul ei ole vaja mingisugust ülevoolavat kogemus, kuidagi sa tunnetad mingit tudinat enda sees, et jah, nüüd ma saan muutuda. Ei, sa hakkad mõtlema teistmoodi. See on see meelte uuendamine. Sekulaarne maailm võib sulle öelda, et jah, kui sa ei seksi, see on sinuga midagi valesti, aga vaata, pühakiri õpetab vastupidist. Sinuga ei ole mitte kui midagi valesti. Ja kui ma sain sellest aru, teate, kui suur vabanemine see oli. Ma võin öelda, et ma olen kordades stabiilsem inimene, kui ma olin mittekristlasena. Ma võiks öelda, et kõik inimesed, kes tunnevad mind, võivad tunnistada seda, vähemalt need, kes tundsid mind enne ka. Võite küsida nende käest, ma julgelt võite küsida. Ma võin teile nimeliselt ka öelda, kelle juurde minna, et Johanna käib meil koguduses, te võite tema käest otse küsida näiteks. Neemo ei tea mind ennem, aga võite Neemo käest ka küsida. Aga see on see, mida Jumal teeb. See on see, mida Jumal teeb. Aga mis see elevant siin toas oleks? Kas keegi on seda elevanti tähele pannud selles teemas? Mõelge nüüd korra. Mis on see elevant siin toas? Me räägime, et vallalisus on hea, tore, see ei vähenda minu väärtust. Ma saan olla täisväärtuslik inimene, elada täisväärtuslikku elu. Aga mis see elevant siin toas ikkagi on? Just, Neemo tegelikult pani paika. Neemo ütles hormoonid, ma ütleksin selle kohta seksuaalne tung. Siin on arstid ka majas, ma nüüd ei tea, kui täppi ma panen selle kõigega, aga see selleks. Igatahes see on see elevant toas, sellest ka väga palju ei räägita. Tegelikult meil mitte ühtegi ütlust Eestis kuulnud sel teemal. Jah, neid üldse ei räägita. Võt, me esimest korda räägime siin, korras, väga hea. Kolgata tegi ajalugu. Kolgata läks oma teenistusega Spotify'sse üles, see oli ajalugu, ja nüüd räägib Kolgata seksuaalsest tungist ka siin, see on ka ajalugu. Tekitame suurt polemikat. Igatahes, see on see elevant toas, millest ei räägita. Ma olen kuulnud küll ütlusi, jah, vallalisus on hea, see on tore, sinu väärtusi sõltusid, jah, ma saan sellest kõigest aru. Aga fakt on see, et meie kehad töötavad teatud moodi. Meil on teatud tõmbed, tungid. Ja nüüd küsimus ongi selles, et sa oled vallaline, sa tead, et kõik see kuulub abielu sisse, aga sul on see tung. Mis saab?
Kas sa pead lihtsalt kuidagi kramplikult põlema ja piitsutama ennast, et igasugune tung ära läheks? Või on tõesti võimalik kuidagi elada niimoodi, et see kõik on kontrolli all? Ma mainisin alguses, et lääne ühiskonnas see on hästi üleseksualiseeritud. Lääne ühiskond on hästi üleseksualiseeritud. Ja sellepärast ma julgen väita ka, et kogu see seksuaalse tungi teema, see on ka nii vinti keeratud. No igal pool sul võib kiusatused alla silme ette tulla. Käid tänaval, sa näed mingit reklaami ja sa ütled, appikene, jälle ma nägin midagi. Facebookis scrollid seina suvaliselt, jälle sa võid näha midagi. Käid Instagramis, vaatad oma sõprade stories, jälle sa võid näha midagi. Igal pool sul söödetakse seda teemat ette. Loomulikult on inimestel raske üksinda olla siis. Hormoonid krutitakse nii vinti üles, et ta mõtlebki, et pekki küll, ma ei suuda üksinda olla. Aga me peame teadvustama seda ka, et selline üleseksualiseeritud maailm, see on olnud vist viimased 20 aastat ainult. Viimased 20 aastat. Ja kui vana inimkond on? Tuhanded ja tuhanded ja tuhanded. Ehk siis see on niisugune modernne nähtus. See on modernne nähtus. See on alles nüüd hakanud tekkima. Ja ma usun, et see maailm ümberringi näeb ka selle vilja, mida see tegelikult inimestega teeb, et me elame nii üleseksualiseeritud maailmas. Aga kuidas siis ikkagi hoida ennast? Kuidas siis, võiks öelda, saada seda kontrolli alla? Jällegi, ma suures osas tuginen enda kogemustele. Ma ei saa teile öelda siit, ma muidugi, see on piibellik, aga ma ikkagi räägin teile enda kogemusest ka. Esimene samm oleks see, et muuda oma mõtlemist. Jällegi see meelt uuendamine. Sa mõtled teistmoodi, kõik muutused hakkavad mõttetasandist pihta. Ükskõik mis sugusest taustast inimene või noor tuleb, igasugune muutus hakkab pihta mõttetasandist. Ma olen siin sellised mõned punktid välja toonud, mis ma usun, et on piibellikud, võite siin läbi katsuda. Üks punkt oleks see, et inimese seksuaalne tung ei ole tühi kõht, mida sa pead rahuldama. Ma olin hingeju loengus, Karmen Maikalu pidas seal loengut meile, ta on üks selline nõustaja psühholoog. Ja ta rääkis hästi naljaka loo, kuidas üks kaugest linnast üks tuntud inimene tuli ta juurde nagu nõu küsima ja sellise murega tuli, et Karmen, aita. Ma ei taha enda mehega seksida, aga ta ütleb, et ta sureb ära, kui me ei tee seda. Vanad inimesed ja mees joob kogu aeg palju haiseb ja mis iganes. Ja siis Karmen ütles, et ei ole, sul mees ei sure ära. Ja ka millegi pärast meil on tekkinud see arusaam, et inimene sureb ära, kui ta ennast ei rahulda. Seda on natuke rõve mõelda, aga veider mõtteviis. On võimalik elada ka ilma seksuaalset tungi rahuldamata. Ja peab teadvustama, et seksene abielu on vale. See toob pigem rohkem kahju kui kasu. Üks selline võrdkuju oleks näiteks autost. Me kõik oleme autoga sõitnud, enamus ei ole, ma olen, noored ei ole. Auto võib olla väga tore asi. Sõidad punktist A, punkti B, rahulikult, võtad inimesi peale, see on hea transpordivahend. See võib sind teenida, aga selle sama autoga sa võid sõita kellelegi otsa, sa võid rahvamassa alla ajada, sa võid endale suur viga teha, kui sa sõidad puusse sellega. Sama auto, sõltub, kuidas sa kasutad seda. Ja ma usun, et seks on ka, toimib samamoodi. Kui seda kasutad õigesti, seda õigesti välja elada, siis me saame näha, miks Jumal selle niimoodi loonud on. Aga kui see sealt piiridest välja võtta, siis võib see väga palju kahju teha. Nii et muutused hakkavad mõttetasandil, selliseid põhimõtteid tuleb teadvustada. Teine punkt, tee praktilisi samme, pane tähele, tee praktilisi samme, et hoida end ebavajalike seksuaalsete kiusatuste eest. Praktilised sammud. Andke andeks, ei saa enam elada niimoodi, et okei, ma lihtsalt olen. Ma tean, et värgid on valed, aga ma ei hoia ennast selles mõttes, ma lihtsalt elan. Ma ei lähe kuskil pornosaitidele ega midagi, ma tean, ma lihtsalt olen. Enam ei saa nii ka elada. Miks? Mul on olnud olukordi, kus ma Facebookis scrollin seina ja tuleb midagi pornograafilist ette. Facebookis liiguvad viirused, värgid, särgid, Instagramis võid neid kohata, sa pead teadlikult ennast hoidma. Sa pead praktilisi samme tegema, et hoiduda. Võib-olla see on natuke rõve teema, mille peale mõelda, aga sellest peab rääkima.
eriti tänapäeval, eriti noortele. Et teinekord on mingisugused kanalid Instagramis, millest tuleks follow maha võtta. Samuti Facebookis on teatud isikud, kes postitavad midagi, peaksid välja lülitama selle, et sa näed nende postitusi. Seda ma olen pidanud tegema. Kindlasti tuleks otsingu filtrid omale arvutisse peale panna. Täpselt seda ma olen ka teinud. Ma tegelen kunstiga ja teinekord on ikka mingi tellimustöö vaja teha ja kunstnikud ikka nad otsivad abimaterjale oma mingisuguste tööde jaoks, et inspiratsiooni. Ja mul on olnud olukordi, kui mul pole seda filtrit peal. Kirjutan otsingusse mingi suvalise fraasi, mis iganes. Ja sa võid isegi seal kohata mingit halba sisu. Pealt näha süütud terminid, aga võivad tuua sulle halba asju silme ette. Teadlikult tuleb hoiduda. Klubid, ööklubid. Kas ööklubi on iseenesest halb asi? Ma pean tegelikult ütlema, et iseenesest ta ei ole. Ta on üks ruum, kus mängib muusika ja seal serveeritakse alkoholseid jooke. Nii. Kas muusika on iseenesest halb? Ei ole. Kas ruum on seal iseenesest halb? Ei ole. Kas alkoholne jook on iseenesest halb asi? Ei ole. Aga see, mida seal tehakse, mis meelsus seal on, see on vale. Nii et sa võid öelda, et jah, ma olen kristlane, ma ei tee neid asju, ma ei vaata inimeste poole, ma hoian end, ma ei joo. Ja siis sa lähed sinna keskkonda, no okei, sa võid olla tugev kristlane, sa hoiad ennast. Aga sa oled ikkagi seal keskkonnas, sul on kiusatused silme ees. Mõni inimene on nõrk ja ta võib kohe langeda. Teine on tugevam ja ta ei pruugi langeda, aga see sõltub kristlase tugevusest. Minu meelest selline kirju vörtpilt sellest oleks kui endisest narkomaanist. Et meil taastub narkomaan, ta on pikalt puhas olnud, ta käib ikka aeg-ajalt kokaiini vaatamas, vaatab seal, päris äge. Nuusutab natukene. Oi, oli hea lõne, okei, aga ma ei tõmba seda. Ei, ma olen puhas, ma ei tõmba. Läheb paar päeva mööda, siis läheb jälle see kokaiini juurde, vaatab. Päris head ajad olid. Hea lõhn oli, okei. Me saame aru, et see on absurdne, see on aja küsimus, mille inimene langeda võib. Samamoodi, kui sa paraned millestki, kui sa näiteks olid niisugune hullklubi inimene, no lihtsalt mütsutasid seal ja tegid seal kõike. Ja nüüd ütled, et sa oled tubli kristlane, võid seal aeg-ajalt käia, okei, see pole iseenesest halb, et sa käid, kui sa tõesti hoiad ennast seal, sa ei vaata seal kedagi ega midagi, aga kas tõesti on hea minna karu koopasse, kui sa teed, et karu võib iga kell su kallale tulla? Mõtleme selle peale. Tee praktilisi samme, et hoida ennast seksuaalse kiusatuse eest. Sest et me kõik oleme nõrgad. Kes on Vana Testamenti lugenud? Vist oled, jah? Seal on 3 sellist tegelast nagu Simson, Taavet ja Saalomon. Kui sa mõtled, et jah, ma ei pea ennast hoidma, ma olen tugev kristlane. Jah, ma olen olnud kiusatusega silmitsi, ma lihtsalt läksin ära kõik. Simson, kõige tugevam mees piiblis. Mis oli tema languse põhjus? Naine. Taavet, mees Jumala südame järgi. Tema languse põhjus? Naine. Saalomon, kõige targem mees piiblis. 1000 naist, tegi, mis tahtis nendega. Ja kui me loeme temast Koguja raamatus, ma eeldan, et Saalomon on Koguja raamatu autor, siis mis ta ütleb? Kõik on tühine. Ta kirjutas selle enda elu lõpul. Ma ei ole tugevam kui Simson, ma ei ole jumalakartlikum kui Taavet ja ma ei ole targem kui Saalomon. Ma pean ennast hoidma, ma pean ennast kaitsma. Ja ma usun, et tee siin ei ole ka tugevamad kui Simson. Võib-olla mõni on, mina ei ole. Ma ei usu, et siin on inimesi, kes on jumalakartlikumad kui Taavet. Võib-olla mõni on, ma ei ole. Ja vaevalt siin on inimesi, kes on targemad kui Saalomon. Võib-olla Neemo on, aga ma ei ole. Nii et tuleb hoida ennast praktiliselt. Üks teine selline praktiline samm, kuidas end hoida, oleks leida endale usaldusisik. Leia endale usaldusisik, kellega saad kõigest rääkida. Eriti, kui sa oled vallaline inimene. Sul läheb hädavajalasest seda vaja, sul on mingisugust sõpra vaja. Täpselt, eriti kui sa ülemlaul oled, siis sul on väga sõpra vaja. Et need, kes on piiblit loinud, need teavad. Aga tõsiselt, leia endale usaldusisik. Selline mitte lihtsalt see, kellega sa käid aeg-ajalt palli mängimas, vaid see, kellega sa saad kokku saada ja
kõigest rääkida. Kõik sinu piinlikud läbikukkumised, piinlikud patudetailid, kõigest. Ma sain selle inimese endale ja ma võin öelda, et see oli üks suur samm vabanemisel. Ma ei tea, kus ma praegu oleks. Ma ei tea, kus ma oleks tõesti. Muide, see on Neemo seal, nii et kus ma oleksin, kui mul ei oleks sellist usaldusisikut, kellega ma saan kõigest rääkida. Neemo võib tunnistada, ma olen teinud öösid talle kirjutanud, et kuule, kui tegin mingi pattu, et kuule, palun aita palvetama just. Leia endale üks usaldusisik. Teiseks, analüüsi ennast sügavalt ja vaata, mis laadi on sinu kiusatus. Üldjuhul vallalisusega seostuvad valu, piinad, üksindus. Küsi, miks? Miks on see valus? Kus see juur on? Need olukorrad on muidugi erinevad. Igaüks tuleb erinevast taustast, mõni tuleb katkisest perest, mõni tuleb tervest perest. Mõni tuleb mitte kristlikust perest, teine tuleb kristlikust perest. Mõni tuleb katkisest mitte kristlikust perest, teine tuleb katkisest kristlikust perest. Need taustad on erinevad, sõpruskonnad on erinevad, mõtteladid on erinevad, aga küsimus on, kus see juur on? Kui sa tunned ennast nii üksinda vallalisena, siis küsi, kust kohast see pihta hakkas, miks? Või kui sul on hästi suured seksuaalsed kiusatused, küsi jällegi, kust see tuleb, miks? Katsu see juur kätte saada sealt. Jah, sa võid nagu hetkeliselt need lehed sealt pealt raiuda, hoida ennast ajutiselt selle kiusatuse eest, aga sa pead selle juurega tegelema. Kui sa hakkad juurega tegelema, kui sa saad selle juure kätte, siis see on tõeline samm vabanemise puhul. Leia juur üles. Et siis leia usaldusisik ja leia see juur üles. See on nagu selline mineviku poolt tegevus. Et ma olen nagu siin ja ma tegelen nagu minevikuliselt oma probleemidega. Aga kuidas tulevikuliselt hoida end? Üks ongi see, et ma ei pane ennast sellisesse olukorda, nagu ma ennem rääkisin, kus ma võin langeda. Aga ma julgeks öelda ka, et sul on vaja mingit eesmärki. Sa ei saa lihtsalt liuelda läbi elu. Sul on mingit kindlat sellist sihti vaja, sa pead teadlikult millegi poole sammuma. Kõik ütlevad, ma järgin Jeesust. Jah, mida see tähendab? Okei. Nii, mis sa siis homme teed selle nimel? Palvetan. Okei, mis sa veel teed? Loen piiblit, jah, kuhu sa siis lähed? Ma ei tea, kooli pean minema siis ja nagu peaks tööle ka minema. Leia mingi eesmärk, koolialane, tööalane, mis iganes. Vaata, et jah, kui ma 5 aasta pärast olen neid samme teinud, siis ma olen 5 aasta pärast seal. Mingisugune siht, mingi eesmärk. Teate, kui paljud inimesed on langenud pattu igavuse tõttu? Ma olen üks neist. Sa oled sellises hetkes, kus sul ei ole nagu mingit sihti, mul ei ole nagu teha midagi. Ja paljud inimesed tegelikult lähevadki narkootikumid, alkoholi, kõige selle küüsi, sest neil on igav. Elus pole naudingut, pole rõõmu, pole lõbu. Siis saavad sealt oma kiired sutsakad kätte. Aga kui sul on see mingi eesmärk, mingi kindel siht, siis sa tead, et jah, kui ma selle sihi kätte lõpuks saan, siis see pakub mulle rõõmu. See hoiab sind motiveerituna. Ja vaata selleks, et saada see mingi eesmärk kätte, sul on vaja täita väiksemaid ülesandeid. Ja nende väiksemate ülesannete täitmine omakorda annab sulle motivatsiooni. Ehk siis su motivatsioon kasvab ja kasvab ja kasvab, sa näed, kui ma panustan, asjad muutuvad. Kui ma näen vaeva, ma saan hakkama. Ja see annab sulle jõudu, et edasi liikuda. Leia endale mingi eesmärk. Nii, ma teen siis sellise kokkuvõtte siit osast. Mida teha? Leia usaldusisik. Kuidas hoida? Leia usaldusisik, kellega saad kõigest rääkida. Analüüsi enda patu või kiusatuse juuri. Tegele selle juurega. Ära pane ennast sellisesse keskkonda, kus sa võiksid langeda. Teadlikult bloki mingisugused kohad ära. Jällegi analüüsi ennast, kust kohast see kiusatus alguse saab. Ja siis sea endale mingisugune kindel siht. Olgu see kas kooliga seoses, tööga seoses, mingi kindel eesmärk. See võib trenniga seoses ka olla. Ma tahan aasta pärast suruda 100 kilo rinnalt. Okei, mis sa tegema pead selle jaoks? Kaardist ära tegevused. Või siis ma tahan aasta pärast joosta 20 kilomeetrit. Okei, mis sa tegema pead? Kaardist need tegevused ära. Nii, vahekokkuvõte. Sekulaarne maailm ütleb, vallalisus on halb. Et sa ei saa kuidagi olla
siis kristlik vaade ütleb, et sa saad olla küll, pole häda midagi. Ja siis me vaatasime nüüd, et okei, sa oled vallaline, sa saad aru, et see ei ole halb asi, aga kuidas ma elan ikkagi? Kuidas ma hoian ennast? Ja nüüd ma jõuan enda viimase kõige olulisema punktini. See kõlab paradoksaalselt, aga ma julgen seda väita, et vallalisus on Jumala and. Mitte see, ma ei räägi sellest üleloomulikust vallalisuse andist, ma räägin, et see hetk, kui sa elus oled üksinda, see on Jumala kingitus sulle. Sest et kui sa oled üksinda, siis on asju, mida sa saad teha, mida sa ei saa teha, kui sa oled abielus. Jumal on andnud, kinkinud sulle selle hetke. Mis iganes pikkus seal aastatel on, mõne jaoks lühem, mõne jaoks pikem. Aga sa peaksid maksimaalselt kasutama ära seda aega. Ehita üles enda usku. Õpi Jumala sõna tundma, sest et sa ei saa seda sellise intensiivsusega teha, kui sa oled abielus. Muud kohustused tulevad peale. See oli tegelikult üks Pauluse argument siin 1. Korintuse 7. peatükis vallalisuse poolt. Mees, kes on vallaline, see mõtleb Jumala asjade peale, ta ütleb niimoodi, aga mees, kes on abielus, mõtleb naise peale. Kõlab kuidagi nagu robustselt. Aga ta point oli selles, et näed, kui sa oled üksinda, sa ei pea selle vastutusega tegelema. Sa ei pea oma kaaslasega tegelema, sest sul ei ole kaaslast. See on suur vastutus, sa pead tegelema temaga, sa pead panustama sellesse suhtesse. Aga kui sa oled üksinda, sul pole seda. Sul on nii palju energiat üle, sul on nii palju aega üle tegeleda muude asjadega. Ja Paulus just rõhutabki, et sa peaksid tegelema siis Jumala asjadega. Ennast üles ehitama, enda usku üles ehitama. Nii et kasuta maksimaalselt seda aega ära. Valmista ennast ette abielu jaoks, sest abielu on üldine elumuster. No kas sa tõesti mõtled, okei, kui ma olen abielus, siis ma hakkan alles õppima, kuidas lapsi kasvatada. Jah, kui ma olen abielus, alles siis ma hakkan uurima, et missugust abikaasat valida. Jah, kui ma olen abielus, alles siis ma hakkan uurima, kuidas ma saaksin piibellikult suhtes olla. Ei, need on küsimused, millega tuleb ennem tegeleda. Aga kõik sihiga, et liikuda abielu suunas, sest et abielu on üldine elumuster. Ja loomulikult tuleb vallalisena kasutada ka aega, et enda probleemidega tegeleda, sest et meil kõigil on mured, raskused, probleemid, millega me tegeleme. Jällegi, igaüks tuleb erinevast taustast. Ja sa tõesti arvad, et suhe lahendab kõik su probleemid. Üks kurb nähtus on küll see, et inimesed on katki, nad on kuidagi paigast ära, igasugused haavad minevikust. Ja siis on see ettekujutus, et kui ma saan selle õige inimesega kokku, siis kõik paraneb. Siis on nagu haavad kadunud. Mitte miski võiks olla kaugem tõest. Selline inimene on võtja, mitte andja. Aga piibel õpetab meile, et sa peaksid olema andja, mitte võtja. Kui sa oled siin selline katkine inimene, sa mõtled, nii, kui ma vaid saaksin suhtes, Sander, sa ei saa aru, Sander, ma pean lihtsalt suhtesse saama, siis on kõik korras. Kui sa oled siin selline ja sa mõtled, et okei, kui sa saad selle suhte, siis ma ütlen sulle, et tead, sa oled võtja. Sa oled parasiit, sest et sa tahad teiselt inimeselt saada seda, mida ainult Jumal sulle saab anda. Leia enda see stabiilsus, kui sa oled üksinda. Kui sa oled üksinda stabiilne, liigud kindlalt usus edasi, siis ma garanteerin sulle, et sinu suhe on ka tervislik pärast. Sest et sa ei ole võtja, sa oled andja. Sa ei mõtle, mida ma saan võtta teiselt inimeselt, et ta minu haavad parandaks, sa mõtled, mida ma saan talle anda. Sest et sul pole haavu, mida parandada. Jumal parandab neid, teine inimene ei pea neid parandama, Jumal peab parandama neid. Jumal kutsub sind, et sa annaksid ennast teise inimene, mitte et sa võtaksid teise inimese maksimaalselt endale. See kuidagi imeksid ta tühjaks elust enda jaoks ja mõtled, okei, kõik on välja imetud, nii, võtan järgmise. Ma usun, et sellepärast on nii palju lahutusi ka, sest inimesed on võtjad, mitte andjad. Näiteks selline otsus, mille ma tegin, kui ma olin aastaid tagasi noor kristjan alles, oli see, et ma tahan leida enda stabiilsuse, kui ma olen üksinda. Tegelen enda muredega nii palju, kui ma jaksan. Ehitan enda usku üles nii palju, kui ma vähegi jaksan. Ja seda kõik ühe eesmärgiga, selle eesmärgit olla andja, mitte see, kes võtab midagi. Nii et olge teiega andjad, mitte võtjad. Kokkuvõte. Sellel sõnumil oli see pealkiri, vallalisus ja õnnistus või needus. Kumb see siis on? Kui sa järgid Jumalat, sa sead oma elu tema tahte järgi, sa usud seksuaalsuse ja suhete kohta seda, mida pühakiri õpetab,
et need ei ole seotud sinu inimväärikusega, sa usud seda, siis on vallalisus õnnistus. Sest sa saad aru, et see on Jumala kingitus, sa saad oma usku üles ehitada, sa saad sellise innuga teda teenida sellel eluperioodil, vähemalt teise nüansi alt. Sa tead, et sa ei ole poolik inimene, sa oled vaba. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud, seda me laulsime. Aga paljud mõtlevad, nad on ahelates, kuna nad on üksinda. Kui sa oled ahelates üksinda, sa võtad teise inimese, siis te olete kahekesi ahelates. Et sa pead teise inimesega ka veel tegelema, nii et 2 inimest ahelas on veel hullem. Nii et kui sa eitad Jumala valitsust, sa jälgid selle maailma malle suhete küsimustes, siis on vallalisus üks suur needus. Sest et sa näed, et sa oled ahelates, mingi koorem on seljas, ma ei saa olla täisväärtuslik inimene. Üks jutlustaja ütles hästi, et vallalisus, see võib olla eelmaitse põrgust, aga see võib olla eelmaitse ka taevast. Ja siis ütles abielu kohta, abielu võib olla eelmaitse taevast, aga see võib olla ka eelmaitse põrgust. Kõik sõltub sellest, mida sa Kristusega teed. Nii et võib-olla minu viimane niisugune üleskutse ongi see, et ole andja, mitte võtja. Kui sa igatsed suhet, siis mõtle selle nurga alt, et mida ma saan teisele inimesele anda. Mitte, et mida ma tahan temalt võtta. Olge andjad, mitte võtjad. Ja kui te seda teete, siis võite kindlad olla, et vallalisus on õnnistus ja küll Jumal kõik korda seab. Aamen. Palvetame, ülistame ja palume, et Jumal raviks meid, kui meil on haavu, mida ravida. Issa, me täname sind, et me saame sinus oma kindluse leida, oma identiteedi. Aitäh sulle, et sa oled meid vabastanud. Aitäh sulle, et sa oled nii armuline olnud ja oma armus pakud seda vabadust siin kõigile. Ma palun, et kui siin on inimesi, kes on kuidagi tühjad, mingis raskuses, nad ei tea, kuidas toime tulla, siis lohuta neid, kasuta seda, mis täna sai öeldud selleks, et neid ravida. Issand, palun aita tõel just säilida. Kui ma ütlesin midagi, mis oli vale, siis palun kustuta see inimeste mäludest ära. Aitäh sulle sinu armastuse eest. Aitäh sulle, et sina oled see, kes ravib meid. Et me ei pea leidma mingit teist inimest enda kõrvale, et ennast täielikuna tunda. Vaid et me saame olla täielikud inimesed, täis rõõmu, täis vaimu, täis heldust, armulisust, headust, rikkust, pikkameelt, tasadust. Me saame kõike seda täis olla, kui me oleme kiindunud täiega sinusse. Et Jeesus aita